No me gustamos. No me gustamos. Quiero que sepas que he perdido. No que no quemadoras. Quítame Selena, toma y tumplito. Tere hommikust ja ilusat vana aasta lõppu. Meie oleme täna hommikusöögi ajaks tulnud Duke restorani. Siin on selline hommikubufee ja mega ilus vaade merele, et meil õnnestus saada täpselt siia ranna äärde lauakene. Ja fun fact, see Duke restoran on kunagi loodud siis selle kohaliku mehe nimega Duke'i järgi, kes oli suur surfar. Temast olevat siis kõik see surfikultuur nii-öelda alguse saanud. Samuti on siin hästi palju erinevaid temanimelisi poode, riietepoode, mis iganes kõike veel. Et see nimi on korralikult ikkagi maksma pandud. Aga meie jaoks on siin kohe 9 hommikul, teil on 9 õhtul, nii et 3 tunni pärast on juba uus aasta. Me üritame ka seda siin tähistada, me veel ei tea täpselt kuidas või kus, aga vaatame, mis tänane päev toob. Sularaha sööb küll majja suuga. Mulle meeldib see, kuidas ameeriklased peavad enda riiki hästi high-tech maaks. Ja siis samal ajal nagu sa ei saa parkides normaalselt kaardiga maksta. Ta naeb kõik, siis meil oli just enda hotelliparklas ka. Me ostsime 24 tunni passi, läksime väravasse, ta ei lase meid välja, helistame helpi, siis öeldakse, et makske see summa ära. Vaidled, mis sa vaidled, lõpuks ikka me pidime uuesti veel ostma 24 passi ehk siis mingi topelt maksma, ma ei tea, $70 või kokku siis. Üli normaalne, nagu siuke high-tech maa, et ise ka ei usuna. Aga noh, mis sa teed? Aga kuna algselt tundus tänane ilm natukene rohkem pilvisem, nüüd muidugi tuli päike välja, me mõtlesime, et me kasutame sellist jahedamat, pilvisemat ilma ära ja tuleme loomaaeda. Täpsemalt siis me oleme Honolulu loomaaias. 2 täiskasvanule maksab see $42 ja tundub küll väga siuke nunnu kohake, ma ei tea. Need on mustad luiged või? See loomaaed asustati 1914. aastal ja on üks vanimaid loomaaedu USAs, mis asub sellises troopilises kliimas. See on umbes 17 hektarit suur ja siin asub üle 900 looma, nendest 150 erinevat liiki. Siin võib siis näha elevante Aafrikast, lõvisid, kaelkirjakuid, ninasarvikuid, komodo vaarianeid ja teisi palju troopilisi linde. Ja ma arvan tõesti, see on väga hea alternatiiv, kui on selline pilvisem ilm, siis on siin väga mõnus ringi jalutada. Kes siin meil on siis ka? Aafike, issaka nunnu. Seal on üks aafike puhkamas. Head uut aastat! Ja ongi meil uus aasta käes. Meil on see 12 tunni pärast siin. Me loodame, et me suudame nii kaua üleval ka olla, aga meie võtsime siis oma uue aasta seekord vastu Honolulu loomaaias elevantide juures. Minu ühed suured lemmikud on surikadid ja nende puur on praegu tühi. Ma ei tea, miks need siin olema ma nii tahtsin neid näha, ma olin jumala elevil juba. Ja siin ei ole surikat ja neil on nii äge puur siin, kus mängida ja möllata, võrreldes sellega, mis meil Eesti loomaaias on. Nii vahva oleks neid näha olnud siin. Ma maks pettunud nagu. Christmas. I'm gonna go get you one. I'm gonna wrap it up in some See oli väga väike, aga armas loomaiakene.
ma ei teagi, kui ruttu me selle läbi käisime. Ma arvan, et maks tund kui sedagi, aga väga mõnus selline vaikne kulgemine, rahulik jalutamine. Aga ma ei teagi, mis nüüd edasi. Äkki randa või? Kuhu viib meie tee? Randa pikutama. Randa pikutama, see on hea mõte. Ma tahaks ka pikutada ja tahaks midagi head juua. Saa rääkida mingi Kahju. Teeme sulle sooja teed, et läheks kurk paremaks. Suht Madi on alla mingi soojal maal haige. Nagu kõige haigem kombo üldse. Me ostsime mingisugust huvitavat mangojäätist. Proovime selle kohe järgi. Siin on mingi pulk isegi sees. Kuidas ma selle lahti siit saan? Okei, ma proovin seda niimoodi praegu. Oh my god, kui hea. Oh my god, kui hea. Retsilt hea asi. See on nagu retsilt hea asi. Võtab sõnatuks lausa hea. Nii hea. Nüüd ülejäänud päevad ma ainult seda tahangi süüa. Vau, kui hea. Ma olen näinud selle kohta videosid, et inimesed on kiitnud, et hullult hea, et see on tõesti mega hea. Nüüd me tulime korraks Targetisse, et osta ühed Loop AirPodsid nii-öelda, mis aitavad siis igasuguseid helisid andada. Ma muidu tahaks neid switche, kus on erinevad need helisagedused, saad ise regullida. Aga praegult me võtame ühed magamise jaoks, et me saaksime normaalselt magada. Seniks, kui Siim köhib öösel. Nii, need peaksid olema teisel korrusel ja ALE 31. Ja leidsimegi ülesse. Is that all? Yeah. Jõhker vikerkaar on seal. Hawaii on hästi tuntud oma vikerkaarede poolest ka. Seda kutsutakse lausa vikerkaare vabariigiks. Aga nüüd... Banaanivabariik. Banaanivabariik on Aafrika. Aga nüüd me oleme jõudnud... See on vikerkaare osariik. Vikerkaare osariik. Aga nüüd me oleme jõudnud Don Cuyo poodi, mida Linda mulle soovitas, kui me käisime seal kukkamisõhtul. Ma käisin. Ja ta ütles, et ma lähen täiesti hulluks siin poes. Ja et võt kui hea ka paar tundi aega siin ringi vaadata. Siin pidi palju olema igasuguseid Aasia maitseid, maitseaineid, ma ei tea. Kõike, mis kukkamist puudutab, nii et ma olen juba väga elevil, et sinna minna vaatama, mis seal head on. Nii korvi peaks võtma. Hawaii kommid, väga põnev. Aga kuidas see Hawaii komm on, kui ma olen seda näinud Haripool? Siin on igasugused Hawaii maitseained. No vaata, siin on isegi mochi pancake mix. Seda võiks võtta koju kaasa. Kõva Hawaii kuhu. 2,29. Mingid saiad. Mingi lilla rulli. Issand, see kukitoo näeb nii hea välja. Ma peaks võtma selle vist. See näeb nii hea välja. Hommikusöögiks mõnusad croissantid. Siia vahele panna juustu ja sinki ja Philadelphiat, kidekas. Väiksed toonutid või? Need näevad head välja. Nüüd sinna mind panna. Oi, see näeb ka hea välja. Linda juures me tegime Hawaii võileibu ja seda nimi on musubi. Ja siis ma leidsingi siit selle musubi makeri nii-öelda, et siis sa saad siukseid võileibu teha. Kuna Hawaii'l toodetakse ja kasvatatakse ülivähe igasuguseid asju ise, siis enamus kaubast ja toidukaubast tuuakse sisse. Ja üks hästi populaarne asi, mis neil on konserveeritud liha nii-öelda spämm. Ja no seda spämmi on siin küll 10 erinevas variandis. Linda juures me tegime ka, proovisime teha siis kohalikke Hawaii võileibu nii-öelda nendest. Ehk siis riisi vahele panid seda spämmi ja erinevaid muid asju veel, mis sulle meeldivad. Aga me vist proovisime seda kõige originaalsemat tavalist spämmi ja see oli üllatavalt maitsev. Mina arvasin, et mulle mingid konservi, mingid siuksed asjad väga ei lähe peale, aga väga maitsev oli see.
ja Siim, mis sa leidsid praegu? Mingi oistri, kas see on ka spämm nagu või? Austrite konservi leidis Siim praegu. Võtame, proovime seda, Anja. Täna on meil vana aasta õhtu, nii et teeme uhke Austri konservi või? Aga seda spämmi ma tahan ka. Aga sa ütled, et Eestis müüakse ka spämmi või? Kas tõesti Eestis müüakse spämmi? Aga nagu siin on absoluutselt kõigega erinevaid. Ja üks meie lemmik muidugi apelsinimahl, mis siin maksab muide 6,49 meil, ei 79. Me oleme ostnud seda kodu juurest kogu aeg 10-ga. Väike sink. Türki bröst oligi või? Ma võtan siis mingi 2 asja, ma arvan. You can choose 1 to 19. Me tulime nüüd mingisse Korea kohta sööma ja hästi tavaline on see, et sa saad võtta mingisuguse paketi ja sööd nii palju, kui jaksad nii-öelda. Aga lihtsalt ahneks ei tohi minna. Kui hea. Ma panin seda seisami kasvab ka. Väga maitsava. Mängi üllegi mingi täiesti puhtad maitsed asjadele. Kipsi nii maha. Nii, kukatäidi Maris. Näitab, mis ta Linda juures õppis. Linda juures me ei õppinud seda. Aga tundub, et süüa oskab sellegi poolest teha. Kas sa pole juba selle aastate jooksul aru saanud? Iga kord imesta. Iga kord ületad ennast. Ületad ennast ja üllatad mind. Aga meil on juba tegelikult on kõik ära söödud. Meil on tegelikult missioon. Ei ole. Nii, Maris on missioonil. Meil on tegelikult missioon, et siin on see, et all you can eat, on ju. Aga me tegelikult tahaks 8 jalga ka proovida, aga me ei julge ennem küsida, et kas ta meile juurde toob, kui me oleme vanadest seda ära söönud, nii et meil on mingi räigelt süüa siin. Aga ma tahan 8 jalga. Natuke veel minna, jah? Paar pannitäit. Paar pannitäit, ehmanit läheb veel. Nii, proovime nüüd selle 8 jala ära teha. Liigutab, vaata. Elab. Ma ei tea, kas ma üldse õigesti tegin teda. Igal juhul ma panin naha allapoole. No, pailab tõesti. Oled ikka tulnud. Me olime nii väsinud, et me ei viitsinud linna peale minna, nii et me tulime oma rõdu peale ilutulestikku vaatama.